Millised olid rahvaküsitluse tulemused ühendvalla moodustamise osas? Kärla vallas käis hääletamas 265 inimest ja tulemus on 130 poolt, 134 vastu. Üks sedel oli kehtetu. Kas oskate kommenteerida ka teiste valdade tulemusi? Ma numbreid ei ütle, aga poolt protsent oli nii Lümandas kui Kaarmas suurem. Kuidas jäite rahule osalusprotsendi ja tulemustega? Muidugi oleks võinud see osalusprotsent olla suurem, et meil oli ta üle 20. Samas ma tean, et vallad, kes on ühinenud, on ju samasugused küsitlused pidanud läbi viima ja seal on reeglina see protsent jäänud veel madalamaks, et kui mu mälu nüüd mind ei peta, siis näiteks Viljandi vald, mis tekkis möödunud aasta lõpul, kus on kas üle 10 000 elaniku, seal oli vist küsitluses 140 millegagi inimesi käis vastamas üldse. Et selles mõttes on justkui nagu hästi, et protsent on suurem võrreldes teiste praktikatega, aga oleks võinud olla veel suurem. Kas Kärla valla rahva poolt öeldud ei tähendab ühinemisläbirääkimiste liiva jooksmist? Ma ei usu seda, et see on, kuna otsuse teeb siiski volikogu ja volikogu liikmed on oma otsustamistes vabad, siis võib võtta ka seda suhteliselt pooleks olevat seisukohta, et rahvas siin loodabki oma volikogu peale ja loodab, et volikogu teeb ikkagi siis selle kaalutletud otsuse, kuna selge on see, et volikogu liikmed on kogu selle ühinemisprotsessiga ilmselgelt rohkem kursis kui ülejäänud vallarahvas. Ma arvan, et volikogu liikmed kindlasti on, ütleme nii, et teevad otsuse kaalutletult, et mitte niivõrd emotsioonidest. Kas ühinemisläbirääkimiste edasiminekuks arvestatakse iga valla tulemusi eraldi või siis 3 valla kokku saadud hääli? Sisuliselt on ikkagi nii, et iga volikogu teeb oma otsuse ju eraldi, et iga volikogu otsustab, kas ühinetakse või ei ühineta. Nii et eelkõige ikkagi volikogu liikmed arvestavad siis oma valla tulemusi. Aga loomulikult ega ju vaadata suuremat pilti ei ole kunagi kellelegi keelatud. Kui suurt osatähtsust omab rahvahääletuse tulemus ühinemisläbirääkimistega edasiminekul, et kas siis volikogu hääletus või jääb peale hääl? Nii nagu ütleb seadus, siis rahvahääletuse tulemus ei ole volikogu jaoks siduv otsuse tegemisel. Ja nii ongi, et volikogu teab täna, mis rahvas arvab, ja tulenevalt sellest saab iga volikogu liige oma südametunnistuse järgi hääletada. Ja mis on teie isiklik arusaam või arvamus, et kas arvate, et muudatus läheb läbi? Ma tahaks väga loota küll, jah, sest olgem ausad, on poolt ja vastu häälte vahe on väga väike, et ma isiklikult siin sellist sisemist vastuolu nagu ei näe. Ja ühinemise peale võiksid hakata mõtlema ka teised Saaremaa vallad? Ma usun küll, sest ega ju selge on see, et ega need protseduurid olemata ei jää.